tänu, Isa. Me tuleme su ette. Isa, me täname, et sinul, et sina oled siin paigas, Issand, ja juhi, Issand, tänast jutlust ja kõike, mis me siin teeme, Issand, ja me tahame, Issand, kuulata sinu häält ja talletada kõike, mis on sinu vaimust endale südamesse, õppida ja saada targaks, Issand, sinu sõnas ja Issand, anna meile alandlik meel. Ja me ütleme siin kõik koos. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Räägi, Issand, sest su sulane kuuleb, sest su sulane kuuleb. Aamen. Nii, annan nüüd üle. Susanna. Armu ja rahu. Tänane kirja koht tuleb Pauluse kiri Tiitusele. 1. peatükk ja alustan 13. salmist. See tunnistus on tõsi. Sel põhjusel noomi neid karmilt, et nad oleksid usult terved, ei hooliks juudi müütidest ega tõele selja pööranud inimeste käskudest. Puhtaile on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas, vaid rüve on nii nende meel kui ka südametunnistus. Nad väidavad end tundvat Jumalat, aga tegudega salgavad tema, sest nad on jäledad ja sõnukuulmatud ega ole ühelegi heale teole kõlblikud. Amen. Ilus vahepala. Paulus nimelt kirjutas selle kirja, et juhendada Tiitust Kreeta saare koguduse juhtide valimise juhatamisel. Et annan siis väikse tausta, mis selle kirja kohta on. Rooma sõdureid treeniti Kreetal ja seetõttu olid paganlikud mõjud sellel saarel tugevad. Saare kristlased vajasid, nii nagu ka meie kogudused, kristlikud kogudused, tugevaid juhte. Tiitus oli kreeklane, kes oli Paulusega koos reisinud ja oli tõestanud oma usaldusväärsust. Ta oli üles näidanud juhtimisoskust ning just seetõttu jättis Paulus ta Kreetale, et aidata uusi kogudusi juhtida ja julgustada. David Pavsoni saatest on veel ka selline info, et Timoteus oli seal küll varem olnud, aga et Timoteus oli nii-öelda pehmema iseloomuga, ei saanud ta selle ülesandega hakkama. Aga et Tiitus oli siis otsusekindlam ja julgem ja väga heade juhivõimetega, saatis Paulus ta asju korda ajama. Kreeta kristlased kummardasid ja palvetasid koos, kuid nad vajasid juhatust kiriku poliitika ja struktuuri osas. Paulus käskis Tiitusel määrata ametisse vanemad ja alates 6. salmist tõi ta ka välja kiriku juhtide kvalifikatsiooni nõuded. Lugesin neid ja seekord oli mulle uus arusaamine, et enamik nendest nõuetest olid iseloomu omadused, mitte teadmised ega oskused. Koguduse vanema jaoks oli oluline elada Jumala sõna järgi ja olla teistele eeskujuks. Vanemal pidi olema üks naine ja kasvatama lapsi, kes on hea käitumisega ja armastavad Issandat. Ta pidi olema ustav ja tõemeelne, mitte kergesti vihastuv. Palun juba ette andeks, kui nüüd keegi viimasest lausest pihta sai. Aga edasi, koguduse vanem pidi olema armastav ja mõõduka vaimuga, samuti pidi ta kindlalt kinni pidama õpetuse kohasest ustavast sõnast. Kreetal levinud valeõpetused tuli kindla sõnaga ümber lükata. Valeõpetajad, nagu siis, nagu ka praegu, eksitasid paljusid, rünnates tõe alust, millele kristlik usk oli rajatud. Mõned jätkasid juudi seaduse õpetamist armu evangeeliumi asemel. Teisi motiveeris isiklik rahaline kasu. Nad ei allunud võimule ja nad tulid peatada, et vältida süütute hukkumist oma õpetuste tõttu. Meie fookussalmis tuletas Paulus Tiitusele meelde, et rüve ja puhtus on sisemised südameseisundid, mitte väliste jõudude tagajärg. Kreeta kristlastel oleks olnud lihtne oma veendumisi ümbritseva elustiili tõttu kompromiteerida, kuid Pauluse kirjas
anti neile kindlad juhised seda mitte teha. Neid hoidis otsusekindlus säilitada puhas süda ja südametunnistus. Nii palju siis taustast. Mõned on kasutanud Tiituse kirja fraasi 1.15 puhastele on kõik puhas, et sõna otseses mõttes tõestada, et kõik, mida nad tahavad teha, on Jumala silmis okei, sest nad on puhastanud ennast Issanda Jeesuse Kristuse verega. Ja nad on pannud selle salmi kokku salmiga 1. Korintlaste 10.23. Öeldakse, et kõik on lubatud, siiski kõigest ei ole kasu, kõik on lubatud, siiski kõik ei ehita kogudust. Ja siis teevad nad, mida tahavad, ilma et neil oleks patu või väärteo südametunnistust. Nende suhtumine sellise salmi loob kristlase, kes näeb välja nagu 5. Moosese 12.8 kurjad mehed, kus igaüks tegi seda, mis oli tema enda silmis õige. Puhtaile on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas. Kõik saame aru, et 2 vastandlikku asja ei saa korraga sama ruumi hõivata. Ülaltoodu on selle tõe avaldumine. Inimene, kes laseb oma meeltel kurje mõtteid haududa, on vähe ruumi heade mõtete jaoks. Meie Issand ütles, et allikas ei anna nii kibedat kui ka magusat vett. Need on tõed, mis on teada ka kõige vähematele inimestele ja mida saab rakendada vaimsetele asjadele. Meie Issand on öelnud, õndsad on puhta südamega inimesed, sest nemad näevad Jumalat. Ja kui nad otsivad Jumalat, siis nad ei otsi teistest ebapuhtust. Meie näeme seda, mida otsime. Issand ei öelnud, et puhta südamega inimesed peaksid pääsema. Seda mõnedki meist püüavad uskuda. Issand rääkis usklikest, aga usklike seast näevad Jumalat need, kes on puhta südamega. Selle üle tasub veidi mõelda. Uskliku suurim vajadus on tunda Jumalat, kuid ta ei saa sellele teadmisele jõuda, kui tema meel on täis rüvedust. Uues testamendis on rüve tähendus koostöö kurjade vaimudega. Seda salmi ei saa ka kontekstist välja rebituna kasutada tõestamaks, et kui inimene on päästetud, pühitsetakse ja puhastatakse iga rüve asi, mida ta ette kujutab ainuüksi seetõttu, et ta on nii-öelda päästetud inimene. Kuigi on neid, kes selle vabaduse võtavad, ei anna see salm neile seda vabadust. Peetrus näiteks ütles meile, et me peaksime hästi käituma, nagu vabad ja mitte kui need, kes oma vabadusega kurjust katavad, vaid kui Jumala sulased. 1. Peetruse 2.16. Puhtuse kohta annab Piibel meile suurepäraseid juhiseid, kuidas me peaksime oma elu elama, kui oleme Jeesuse Kristuse verega puhastatud. Kõigepealt Roomlaste 14.20. Ära kisu toidu pärast maha Jumala teost. Kõik on küll puhas, kuid häda inimesele, kes sööb teisele komistuseks. Hea on liha mitte süüa ja veini mitte juua ja mitte teha seda, mis on su vennale komistuseks. Usku, mis sul on, pea iseenese jaoks Jumala ees. Õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mis ta leiab õige olevat. Kui aga keegi sööb kõheldes, siis on ta süüdi mõistetud, sest see ei tule ta usust. Aga kõik, mis ei tule usust, on patt. Isegi kui miski on meie jaoks puhas, peame mõtlema oma vendadele Kristuses, keda meie teod võivad komistama panna. Järgmiseks vastavalt Filippi 4.8 ütleb viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Me peaksime mõtlema puhastele asjadele ja kõige puhtamad asjad, millele mõelda, on Jumala sõnad. Kolmandaks on 1. Timoteus 1.5 ja 2. Peetruse 3.1 kohaselt peame hoidma oma südamed, meeled ja südametunnistuse puhtana. Järgmiseks me peame järgima oma suurimat puhtuse eeskuju, Jeesust Kristust. Meie suurim puhtuse põhjus on see, et me oleme Jumala pojad ja me oleme tema sarnased, kui ta tuleb. 1. Johannese 3. Selliste meeste ja naiste jaoks on kõik puhas. Jumala sõna kohaselt määrab meie südame hoiak, kuidas me kõike enda ümber tajume.
Me võime otsida inimestes ja olukordades head või halba. Me võime otsida parimat või halmimat. 1. Korintlaste 13 ütleb, et armastus on alati valmis uskuma igaühe parimat. Jumal usub meist parimat. Isegi kui ta näeb otse meie südamesse, annab ta meile ikkagi kahtlemata kasu. Kui ta räägib meiega, räägib ta meie tulevikust ja kui ta räägib meie kohal, räägib ta elust. Ta näeb alati, mida head ta meist teha saab. Loomulikult me peame temale alistuma ega tohi teha oma asja ega minna oma teed. Me peame andma teistele sama eelise ja uskuma parimat nii palju kui võimalik. Inimestel on harjumus näha teistes oma vigu. Valetaja jaoks on kõik inimesed valetajad. Varga jaoks on kõik inimesed kahtlased, kelle süda on vihkamist täis, ei tunne ära armastust, vaid arvab selle olevat rüvedus. Aga ainuke, kes õiget armastust tunneb, on Jumal. Ja siinkohas saan rääkida oma kogemuse näitel, et meil tuleb paari nädala pärast 31. pulma aastapäev. Aga nii ikka on alati juga aga. Ja meil Margusega oli see keemia juba 4. klassist alates. No abielusime küll hiljem, aga suurim viga oli tollal meie abielus see, et me kumbki ei tundnud Jumalat. Isiklikult ei tundnud Jumalat. Ja nii said juhtuda kõik halvad asjad, mis üldse olemas on. Me ei osanud kumbki armastada. Aga me oskasime olla ammukadedad, me oskasime valetada, näidelda suuri tundeid, me oskasime tülitseda ja me oskasime võimutseda. Ja tuli ka reetmine ja tuli ka abielu ära rikkumine. Aga mis oli siis asja juures imeline? Siis kui meie olime alla andnud, tuli meie ellu Jumal. Seekord võimsalt ja tõeliselt ja isikliku suhtega. Tema suutis oma armastuse meie sisse panna, nii et meie suutsime õppida armastama. Enne kõike Jumalat ja siis abikaasat. Jumal teeb kõik uueks. Nüüd me teame, mis on armastus. See pole ninnu-nännu, see pole enda tahtmise saavutus, see on usaldus, see on leppimine, see on oskus panna partneri vajadused enda omast ettepoole. Siis pole võimuvõitlust, võltsi näitlemist, vaid on teadmine, et kui sa reedad abikaasa, reedad sa ka oma issanda. Ja kuna me tõesti tunneme ära õige armastuse, oskame hästi ära tunda ka vale. Oskasin ju hästi kirja panna. Selle teema juurde siis tagasi tulles tegelikult, et ega kadestaja ei saa ka kunagi aru, et häid tegusid tehakse lahkusest ehk Jumala annina. Ja nii ei näe uskmatu, kuidas kellelgi saab olla usku. See on tema jaoks rumalus. Juudas oli ahnusest nii läbi imbunud, et ta ei suutnud näha issandale õhtu sööma ajal toodud salviohvri ilu. Ja ristist jutlustamine on narrus neile, kes hukkuvad. Kui meel ja südametunnistus on rüvetatud, on otsustusvõime vigane. Tõde ja eksimust nad ei oska eristada. Inimesed ei suuda proovida erinevaid asju ja hoida kinni sellest, mis on hea. Ja kui nende otsustusvõimele ei saa loota, kipuvad nad järgima kedagi, kes räägib talle sobivaid asju talle sobivas kontekstis. Selleks võib olla teine koguduse liige, ka koguduse juht või lihtsalt keegi, kes oma veendumusi oskab soravalt sõnastada. Kristluse kogudused on selliseid sõltlasi täis. Nad saavad doktriine hinnata ainult selle populaarsuse või selle kuulutaja välimuse järgi. Ja nüüd on suur hulk neid, kellel on rüvetatud meel ja südametunnistus ning kes väidavad, et tunnevad Jumalat. Mõnikord on nad kõige ustavamad Jumalateenistustel osalejad, kuid Paulus räägib neist, kes mõtlevad maistele asjadele kui risti vaenlastest. Nad panevad paljusid ära pöörduma, seda seetõttu, et tegudega nad salgavad Kristust. Nende teod räägivad valjemini kui nende sõnad. Ja nad salgavad teda oma tegudega. Ja piiblist loeme, et kui me salgame teda, salgab tema meid. Kasutusulase jaoks on piiblis kirjas teatud karistus, millele järgneb nutt ja hammaste kiristamine. See põhimõte läbib kõiki teenistusi. Me peame meenutama alatasa, et inimene saab kätte tasu oma tehtud ülekohtu eest. Puhtal südamel on tegemist sellega, kuidas me Jumala sõna tajume. Puhas süda on aus süda. Kui meil on puhas süda, võtame see sõna vastu
ja usume seda täpselt nii, nagu see on. Me ei vääna seda, ei moonuta seda ega ignoreeri seda, mis meile ei meeldi. Me ei pane seda ütlema seda, mida me tahame. Me usume seda tervikuna ega raja oma usku kontekstist välja valitud pühakirja kohtadele. Üks väga hea asi, mida ma olen kuulnud, oli Krolli jutluses, et tänapäeval väga lihtne on valeõpetusi üles leida ka niimoodi, et kui see järsku on ilmunud, see on, ütleme, et tuleb mingi 18. sajandil on see tulnud. Sellest ei ole piiblis juttu, aga inimene raiub seda kui tõde. Aga samas need, kes olid tõesti Jeesusega koos, ei ole sellist käitumist omaks võtnud. Et kas siis on see, et kuidas see ma ütlekski, nende püha vaim kõnetas neid nüüd niimoodi, et see, mida Jeesus ja Jeesuse otsesed järgijad ja õpetajad on näinud, on vale, aga nende asi, mis nendele pähe tuli, on see õigem ja parem asi. Et selle peale peaks tegelikult ka kaaluma ja mõtlema, et kuskilt võib-olla on midagi tähele panemata jäetud. Aga Hebrealaste 10:22 ütleb, siis mingem Jumala ette siira südamega usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Minu isiklik arvamus on sellest uskmatuse ja rüveduse teemal see, et see juhtub, kui kristlasel kaob meele parandamise vajadus. Tekib selline hoiak, et kord päästetud, igavesti päästetud ja leitakse, et kuigi flirditakse maailmaga, lepitakse pereliikmete pattudega ja nii edasi. Kuulsin mõni aeg tagasi ühe kristlase tunnistust, kes ütleski, et Jumal on talle öelnud, et ta on õige ja tal pole vaja meelde parandusele mõelda. No nii, võiks ju öelda halleluuja, aga enne kui seda öelda, peame vaatama vilju. Kui need on jätkuvalt kibedad ja porised, siis võib-olla on temaga lood sellised, et see on hoopis märk sellest, et Jumal on alustanud südame paadutamist. Vana testamendi prohvetid kirjeldasid sageli, kuidas Iisraeli rahvas muutus aega mööda järjest pahelisemaks. Prohvet Jeremia kirjeldab patu arenemist. Nad ruttavad kurjast kurjale ega tunne mind, ütlevad issand, Jeremia 9:2. See kirjakoht näitab, et kurjus ei püsi paigal, vaid see areneb edasi. Hosea 13:2, aga nüüd nad teevad järjest rohkem pattu. Prohvet näitab, kuidas ebajumala teenistus algas väikesest kompromissist, kuid muutus ajaga süsteemseks ja laiaulatuslikuks vaimseks pimeduseks. Kuidas seda piiblis selgitatakse? Vanas testamendis kasutatakse patu kasvamise kohta väljendit südame kõvaks tegemine. Näiteks Vaara puhul Moosese loos. Iga kord, kui inimene teeb väikese patu ja keeldub seda kahetsemast, muutub tema süda natuke kõvemaks. Lugesin ühe pastori artiklist südame paadutamise järjekorrast. Algab kõik väikesest patust. Inimene teeb midagi, teades, et see on vale, kuid vaigistab oma südametunnistuse. Sellele järgneb südametunnistuse uinutamine. Tal on järgmist pattu juba kergem teha, sest sisemine alarmseade ei tööta enam nii valjusti. Siis hakkab ta pattu õigustama ja oma käitumist vabandama. Kõik teevad nii, mul polnud valikut. Viimaks lõpeb see täieliku pimedusega. Süda muutub nii kõvaks, et inimene peab kurja heaks ja head kurjaks. Ta on kaotanud võime nii eristada kui ka kahetseda. Seesama teekond on kirjas ka Pauluse kirjas roomlastele ja sisaldab üht piibli täpsemat kirjeldust selle kohta, kuidas ühiskond ja üksikisik vaimselt alla käivad. Paulus kirjeldab seda allakäigutreppi roomlaste 1:21-32. Algab tõest taganemine. Inimesed teadsid Jumalat, kuid ei austanud teda. Nende mõtlemine muutus tühiseks ja nende mõistmatu süda pimedaks. Järgneb see, et Jumal annab nad üle rüvedusele. Kuna nad eelistasid valet tõele, on andnud Jumal nad nende südame himudes üle rüvedusele, ehk roomlaste 1:24 siis. Kõik lõpeb kõlbmatu mõtteviisiga. Kui nad ikka ei hoolinud Jumala tundmisest,
läks asi veel hullemaks. Jumal on andnud nad üle kõlbmatu mõtteviisi kätte, Roomlaste 1.28. Tulemuseks on see, et nad mitte ainult ei tee ise kurja, vaid kiidavad heaks ka teised, kes nii teevad. See on Pauluse viis öelda, et kui inimene lükkab tagasi esimese vaimse hoiatuse, eemaldab Jumal oma kaitsva käe ja laseb patul inimese täielikult neelata. Veel kirjeldab Paulus sellist allakäigutreppi ka kirjas Timoteosele. Siin kasutab Paulus meditsiinilist metafoori. Ta räägib inimestest, kelle südametunnistus on nagu tulise rauaga märgistatud või tuimaks põletatud. 1. Timoteose 4.2. Teame, et kui nahka põletada kuuma rauaga, tekib sinna armkude, mis kaotab igasuguse tundlikkuse. Ja samad juhtub inimese hingega. Iga kord, kui inimene teeb teadlikult pattu ja surub maha südametunnistuse hääle, põletab ta oma hinge. Lõpuks ei tunne ta mingit süüd ega kahetsust. Ja nii ongi suuremat pattu teha järjest lihtsam, kuni lõpuks ongi süda täielikult kurjusele kaotatud. Täpselt nii, nagu Ilmutuse raamat ütleb, kes on rüve, mingu rüvedamaks. Hoidku Jumal selle eest. Ja siis läheb Ilmutuse 22.11, kui teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, siis kes on rüve, saab veel rüvedamaks. Aga õige, tehku veel enam õigust ning püha, pühitsegu ennast veel enam. Meil on eesmärk. Ja siin Ilmutuse raamatus on hoiatused ilmselgelt. Kui Kristuse tagasitulek on peatselt saabumas, muutuvad inimese iseloom ja valikud püsivaks. Kui keegi pidevalt Jumalat hülgab ja valib moraalse räpasuse, jõuab ta punkti, kus tema sihtkoht ja loomus on lukustatud, ehk meeleparandus kaob. Jumal ei käsi ega julgusta inimesi olla kurjad. Ta tunnistab, et need, kes on oma südamed tema vastu kõvaks teinud, lõikavad oma kange kaelsuse loomulikke ja igavesi tagajärge. Peatselt saabuva kohtupäeva kohta Ilmutuse 22 ütleb Jeesus ise, vaata, ma tulen varsti ja toon oma palga enesega, et tasuda igaühele tema tegude järgi. Lojaalsuse muutmine või viimase hetke muudatuste ehk poolte valimiste aeg on ületatud, sest kohtupäev on saabunud. Jumala sõna tuleb meie elus austada. Selles on ka ravi südame paadutamisele ehk kivisele südamele. Et juba Vana Testamendi prohvetid nägid, et inimene ei suuda oma jõuga sellest patu lumepalli efektist välja astuda, andis prohvet Hesekieli kaudu võimsa lubaduse tulevikuks. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Hesekieli 36.26. See on Piibli vastus südame paadumisele. Inimene ei saa oma südant ise pehmeks teha, selleks on vaja südame siirdamist vaimselt ehk Jumala armu ja andestust. Me ei tohi proovida Jumala sõna enda jaoks sobivaks mugandada, vaid meie peame muutuma, et sellega kooskõlla minna. Jumala sõna on puhas vesi, mis peseb meid puhtaks ja teeb meid taas puhtaks. Aadam ja Eeva olid algselt puhtad ja süütud, kuigi patt rikkus nad ja ka nende seemne. Jeesuse ristitöö taastas meile puhtuse, mis neil kunagi oli. Pole tähtis, millega sa oled kokku puutunud ja kui karmiks ja rikutuks sa oled muutunud. Kui sa oled uuesti sündinud, oled sa ka muutunud või muutmise teel. Jumala sõna ja püha vaim ja Jeesuse veri hakkavad sind pesema ja muutma ning taastama su puhtuse, mida sa kunagi ei osanud arvata, et näed. Jumala vaimu üleloomuliku muutma väe ja Jeesuse vere läbi saab meid patusüüst vabastada ja me saame olla Jumala lapsed puhta südamega ja otsides head igas olukorras ja igas inimeses. Ja näeme, et see kõik on seotud kuulekuse ja heade tagajärgedega, mida meilt oodatakse. Nüüd tõuseme kas palveks või langeme põlvili. Et teeme väikse palve. Isa taevas, me tuleme täna koos sinu ette ja palume Taaveti sõnadega. Loo meile, Jumal,
puhas süda ja uuenda meie sees kindel vaim. Me tunnistame, et oma jõust ei suuda me jääda alati õigeks. Me vajame sinu imet ja sinu muutvat armu. Pese meid puhtaks igast eksimusest, valest ja ülekohtust. Ära lase meie südamel muutuda kõvaks ega tundetuks sinu hääle suhtes. Anna meile uus, pehme ja elav süda, mis armastab tõde ja järgneb sinule. Täida meid oma püha vaimuga ja anna meile tagasi sinu päästerõõm. Kallis Jumal, me täname sind, et sinu halastus on suurem kui ükski meie eksimus. Hoia meie meeled selged. Ära lase meil langeda kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Anna meile armu elada vaimses puhtuses, et me ei liiguks mitte kurjast kurjemale, vaid pühadusest pühadusele. Olgu meie mõtted, sõnad ja elud sulle meelepärased. Kallis Isa, seda me palume Poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija nimel. Aamen. Aitäh. Nii see on, et kui natuke ruumi patule anda, siis hakkab vohama. Nagu ka õigusele ruumi anda, siis hakkab ka õigus vohama. Ja peame siis niimoodi ruumi anda. Eks see Vaarao asi oli ka samasugune ju. Vaarao alguses ju tegi oma südame kõvaks. Ja siis tegi juba Jumal ise ta südame kõvaks. Ja ma võin siin natuke oma elus ka rääkida, et vaata meie Jumala juures, kui me tuleme Jeesuse juurde ja meile antakse lihane süda, siis me enam ei saa inimesele haiget teha, kui me ennem tegime. Me ei saa teda lüüa, me ei saa teda maha lasta, me ei saa teda kägistada ja veel mingeid muid asju teha. Me seepärast, et kui me uue südame saame, siis Jumala nimi on, Jeesuse nimi on inimese armastus. See on ligemise armastus ja inimese armastus. Me ei saa enam kellelegi haiget ja paha teha. See tähendab seda, et kui sõda tuleb, siis sinul ei ole seal püssiga mitte midagi teha. Nii kui sa sealt lased, siis hüppab su sisse kuri vaim ja edasi oled sa juba antakse, lähed kurjemaks. Sest meie relvad ei ole lihalikud, need on Jumalas vägevad. Ja meie, kui meile antakse Jumala annab uue südame, siis meie relvad on suus. Nagu Jeesuse sõna on tema mõõk, tuleb välgutavalt suust välja. Tema, kui tuleb kuradile kohut mõistma ülevalt pilvede pealt, siis ta surmab ta oma suu mõõgaga, sõnaga. Ja Vanas Testamendis me vaatame Mooses, siis Mooses oli uuesti sündinud. Ta nägi palgest palgeni, ta sünnitati uuesti, tema sai lihase südame, aga ometigi oli käsk, et nüüd edaspidi sina ei vehi oma koikaga või kepiga, vaid sa pead ütlema, sinu sõna on see, mis asju olukorda muudab. Ja ta kästi öelda kaljule, et see tooks vee. Aga tema võttis lihalikult ja virutas kepiga kaljut. See tähendab seda ja Jumal ütles, et sa nüüd võtsid selle maise meetodi. Sa ei saa enam tõetatud maale. Meil on väga, väga karmid asjad. Meie relvad ei ole lihalikud ega maised.
Ja kui me anname järgi, siis asi metsa läheb. Ma mäletan väiksest peast, kui me elasime maal ja seal sõime sealiha, igast lihasi ja seal tuli tappa loom. Ja mina olin siukene, mina ei tahtnud kellegi tappa. Aga ema ütles, et kuidas oma lapsi toidad, et mine lööb part maha. No. Ja täna saab pardi suppi ja siis mul hakkas mõtlema tõesti, et kuidas äkki mul lapsed surevad nälga. Ja läksin siis kirbes käes parti tapma. Ja ma vaatasin, part vaatas mulle väga armsalt otse, mul oli täitsa nagu, et siuke tund, ma ei taha tappa, tead. Ma lihtsalt ei taha tappa, kogu lugu, okei, ma söön ta ära, aga ma ei taha tappa, ma ei taha olla veremees. Aga siis kuidagi, jäin sinna istuma natukese kirbega, mõtlesin, aga midagi teha ei ole, täna süüa oma ja panin pea paku peale ja lõin selle pardi maha. Ja kui ma selle seal pea maha lõin, meri jooksis, siis ma tundsin, et mu sees muutus midagi. Ja see muutus kurjemaks, midagi läks kurjemaks, midagi läks halvemaks. Ja teate, pärast seda ei olnud mul enam probleemi mitte ühtegi kana maha lüüa, ega kukke, ega siga veristada või mitte midagi. Mul ei olnud enam, keegi oli elukas, oli sisse pääsenud musse, sest mul ei olnud enam probleemi. Samamoodi on ka inimestega. Kui tuleb sõjaaeg, sul antakse püss, kui sa lased maha ühe mehe, su sisse tuleb tapp ja vaim, teise lased juba lõdvalt maha. Võt, hoiduge igasugust selle asja seest. Need ongi niimoodi, ja jumal, tahtsid tappa, palun väga, anna minna. Ühelgi tapjal ega riisujal ei ole igavist elu, mida tema sisse jääb. Hoimame sellest eemale igasugust. Jeesus ütles Taavetile, sina oled veremees, sina mulle templit ei ehita. Kui me tahame olla mingid veremehed, siis mingit templit ehitamist ei tule. Me oleme püha vaimu templit. Jumal ei ehita mingisuguse värgi valla ega vere peale ühtegi templit. Nii et hoiame oma südame puhtaks, seepärast, et need asjad ongi. Ja ma olen ka erinevate inimestega pidanud palvetama ja ka mõrvaritega, kes on mõrvanud inimesi ja mõrvad on tunnistanud, mõrvar tunnistas, et olen tapnud ja nii ja naa ja ta on tunnistanud, et pärast kui ta ühe inimese maha lõi, siis teine oli juba täielikult löö maha nagu kana. See esimene tapmine oli raske, aga ülejäänud oli juba lihtne. Nii et meie kui kristlased, meie asi ei ole kuskil mingisugustes ilmalikes sõjavägedes. Kui sa juba emustad sinna sõjaväeks, vartsi sa kaevikus istud, emustad aevasse, siis sa saad hoopis teised meelevallad. Ütled suusõnaga. Mina vaatan ilmutusraamatus väga head meelevalda. Seal on prohvetid, kes on Jeesus pannud. Nad löövad seal suusõna mõõgaga paised selga inimestele, kes seda meelt parandada. Nad muudavad veevereks, nagu Mooses seal. Ja see on uues testamist täielikult olemas. Sa paned suu mõõgaga õelale ja Jumala sõnaga, mitte mingisuguste lihalike relvadega. Et mina ei ole ühegi maise relva poolt ega ühegi raudkangi poolt, vaid mina olen armastuse poolt. Ja ma näen seda, et tänu sellest jutlusest ka, mis Susanna tegi, et mina küll ei taha, et mulle hoogu juurde antaks, kui ma mingisuguse jamaga hakkama saan. Ma ei taha, sest ühel hetkel leiad sa ennast selles üks supi seest. Asi on selles, et sa ise enam aru ei saa. Sul nagu mingi katte ees käid ringi siukene, silmad grillis peas. Seepärast, et sulle anti lihtsalt hoogu juurde. Seda, mida me igatseme. Kui me igatseme Jeesust, antakse rohkem Jeesust. Kui me igatseme püha vaimu, antakse rohkem püha vaimu. Kui me igatseme maiseid asju, siis varsti leiad ennast raha unikus ja kurja juure küljes. Et igatseme püha vaimuga täitamist, siis meil antakse. Ja kui me südamed on õige asja poole, siis Jumal annab meile veel rohkem juurde. Seepärast, et ütleb oma sõnas, kellele on, sellele antakse. Kellel ei ole, võetakse ka see ära, mis ta arvab enesel olevat. Mõni seda arvab, mul midagi on. Võetakse see ära. Aga kellel on? Kui sul on issand, kui sul on Jeesus, kui sul on õiguse tunne, kui sul on tahtmine olla hea ja tahtmine olla armastav, siis antakse veel juurde. Kellel on, selle antakse. On sul natuke armastust, palatakse juurde, anname veel, ta tahab veel. Igatseb veel rohkem armastust, palage topelt. Kogu aeg
käib pannakse bentsu juurde, õli juurde, et tuli paremini põleks. Et see tulekuumus, mis on ette nähtud taevani tulekuumus, et see ikka meie südametes põleks. Ja ega muidu ei öelda, et me peame olema lambid. Ja lamp teatavasti on valgus ja põleb. Ja issand, me täname ja kiidame selle kõige eest. Ja aita tõesti meil olla, nagu see palve me tegime, sõna kuulelikud ja issand ja sina, me täname ka selle eest ka veel, et ju ilmutuse raamat ütleb väga selgelt, et Jumal tuleb maksma kätte õelatele, ta tuleb ju kätte maksma. Aga need, kes on Jeesuse sees, nendele ei tehta midagi. Kui me püsime Jeesuses, siis me oleme võitja poolel ja võitja poolel ei ole meil mitte midagi karta, me teeme tänada, kiita ja muidugi Jumalat peame kartma, kes on neela tuli, teda peame niikuinii kartma. Aga nii palju siis täna jutu jätkuks ja paneme kokku korjanduse. Nii.